Tere taas kõigile! Tahtsin rääkida ühest olulisest teemast, ühest üsnagi jälle varjatud teemast, millest väga ei räägita, aga mis on oluline. Ja see teema puudutab suhteid, paarisuhteid ja see hoiab paljusid, miks ma tundsin vajadust sellest rääkida, see hoiab paljusid inimesi kinni nende jaoks valedes suhetes või kohtades suhetes, kus nad tegelikult ei oma täit pilti, sügavamat pilti, suuremat pilti sellest, mis tegelikult on tõene, reaalne nende jaoks. Ja see teema puudutab seda, et miks armastus on tihti, miks armastusest on vähe, miks armastusest ei piisa üksi suhetes. See on selline asi, mida paljud õpivad võib-olla või mõned õpivad osad läbi kogemuse ja, ja osad võib-olla ei õpigi, et jäävadki suhetesse, mis tegelikult neile ei sobi või kus nad ei saa aru, miks nad on õnnetud või miks nad tunnevad teatud viisil või miks midagi ei toimi, sest nad ei ole endale lahti seletanud just näiteks seda põhimõtet ja arusaama ja ei ole seda läbi töötanud endas, et miks armastusest üksi ei piisa. Armastus on ilus tunne, see on väga suur tunne. Armastusel on ka erinevaid vorme, sügavusi, skaalasid ja see on tihti see, mida läbi filmide, läbi kõige selle, mida suur osa lääne ühiskonda õpib ja keskkond, kus ta kasvab, on see, et armastus justkui ongi see, et see romantiline pool armastusest, et kui on intensiivne tunne, sügav tõmme, sellised kõrged ilusad tunded, et see ongi see, mille põhjal teha oma otsus, kas kellegiga minna suhtesse või jääda suhtesse või see on justkui see liim, mis hoiab asju koos ja see ei ole nii. Ma natuke seletan. Alguses, kui on armumisfaas ja kõik tundub ilus ja kerge ja mõnus ja imeline ja eriline ja sa tunned sidet selle teise inimesega suhtes, siis see tundubki nii, et kõik on, et see on sinu jaoks õige suhe, see on hea olukord, ideaalne suhe, kus olla. Ja see tundubki niimoodi, et, et see on see tunne, mida sa tahad kogeda koos selle inimesega. Ja kui läheb aega mööda, suhtes tulevad esile mingid probleemid või tulevad esile selles inimeses, kellesse sa armusid ja kelle suhtes sa tunned armastust, temas ilmnevad mingid küljed, iseloomuomadused või probleemid, mida sa alguses ei näinud, siis justkui see tunne natuke nagu vaibub vaikselt või kaob või hägustub. Ja sa mõtled, mis nüüd valesti on või mis toimub, miks see niimoodi on. Ja siit koorubki välja see, et kui me alguses kogeme seda suurt tunnet, seda armastuse tunnet, siis meile ka õpetatakse seda tihti või siis ei räägita kogu pilti armastusest ja suhetest, siis me arvamegi, et aga mis nüüd valesti on, et see ju kandis seda, seda suhet siiani, kus ma olen ja see peaks justkui kandma, aga ta ei kanna. Sellepärast, et inimpsüühika ei toimi nii ja ka inimsuhted ei toimi nii. See on isegi võib-olla suures osas öelda, et see on väga petlik tegelikult, sellepärast et see on see, mis jah, sind seob selle inimesega, kellega sa arvad, et sa tahad olla koos, aga tihti ja enamuses jätavad inimesed välja kellegiga suhte loomisel ja selle läbimõtlemisel, et kas see inimene on minu jaoks õige, kas see suhe on püsiv ja jätkusuutlik ka pikas perspektiivis, jäetakse välja teised olulised elemendid, nagu näiteks sobivus, väärtused, kes mina olen inimesena, mida ma tahan tegelikult elus, kuhu ma liigun. Need väikesed nüansid ja detailid. Ehk siis ma julgeksin isegi öelda, et armastus on tegelikult väga praktiline asi. Armastus on tegu ja küps armastus või et kui sa soovid armastada küpselt ja tervemast kohast, teadlikumast kohast, siis sa saad
mingil hetkel aru, et armastus üksi sellest absoluutselt ei piisa. Ja sellest, et sul on kellegi vastu kiindumus või sügavad tunded, sellest ka ei piisa. Et see on selline ebamugav tõde, mida tihti inimesed, kes on saanud teatud elukogemusi suhetes, saavad aru ja saavad aru, et ma vajan ka midagi muud. Mida on oluline näha siis selle kõrval, et kui armastusest ei piisa või see on ühel hetkel hääbunud või ma ei tunne enam sedasama armastust, onju. Paljud on ka siis pettunud, et miks ma ei tunne enam samamoodi selle inimese osas, et see oli ju see eriline side, mis meid sidus. Siis mida selle kõrval veel teada ja vaadata suhtes, ongi see, seda võib üldiselt nimetada sobivuseks. Ehk siis, kui ma vaatan enda iseloomu, seda, kes mina olen, seda, mida mina vajan suhtes, kas see läheb kokku sellega, mida see teine inimene vajab, ehk siis minu iseloomuomadused näiteks, kui ma olen rohkem tahan suhelda rohkem, olen rohkem avatum, kas selle teise inimese iseloomuomadused täiendavad seda, kuidagi aitavad mul areneda või nad pigem ei lähe kokku sellega, mida mina näiteks vajan suhtes, et kui ma vajan avatud vestlust, avatud suhtlust ja teine inimene ei pea seda oluliseks, siis seal on ebasobivus ja ta ei taha teha samme, et seda kuidagi muuta. Et see on näiteks üks näide, ehk siis sinu iseloom, kes sa oled inimesena, kas see teine inimene täiustab seda kuidagi ja aitab sinul elada seda elu, mida sina soovid elada või kuhu poole sa tunned, et sa liigud või ei aita. Teine asi, väärtused, erinevad väärtused suhtes, mida ma väärtustan, kui ma väärtustan näiteks füüsilist lähedust palju ja see teine inimene ei väärtusta seda, siis jällegi on ebasobivus ja see teine inimene, seal on ka oluline see, kas ta tahab seda muuta, kas ta tahab ka liikuda näiteks selle poole, et ta tegelikult tahab rohkem füüsilist lähedust. Ehk siis sellised väga olulised detailid. Kui sellistes olulistes väärtustes, mis inimese jaoks on olulised, ei ole sobivust kahe inimese vahel, siis see viib selleni ühel või teisel viisil, et sa tunned, et sa ei ole õnnelik seal suhtes, su vajadused ei ole rahuldatud, sa tunned, et midagi on nagu valesti, et see ei toimi ja see on õige tunne, et tihti inimesed ka seda ei usalda ja jäävad selles kinni sellesse, et aga meil on ju armastus, meil on ju sobivus teatud asjades, meil on kiindumus teatud asjades. Kiindumus siis üksteise suhtes oleks täpsem öelda. Et järelikult see on õige. Ei, see ei tähenda seda. Et kui sa ei vaata olulisi asju, kui vaadata, ma korra mainin siin ka seda, et ka minevikutraumad ja haavad, kui meil on lahendamata minevikust asjad ja üks osapool näiteks tegeleb sellega endas ja tahab areneda ja on tervenemise teel, teine ei tegele, see on ebasobivus, midagi ei ole teha. Ühel hetkel see tuleb välja, et need asjad tulevadki välja selliste sündmustena, olukordadena, halbade konfliktidena, kus me näeme, et nii-öelda see reaalsus hakkab nagu tegelikult annab märke, et see ei ole sobiv. Ehk siis see on see põhjus, miks armastusest üksi ei piisa suhtes. Miks me ei saa jääda kinni ja see on ka arusaadav, et inimene tunneb, et sellepärast ma ka tahtsin selle video teha, et justkui, kui ta otsustab ka näiteks, et ma tahan minna lahku või lõpetada kellegiga suhet, et ta jääb kinni sinna samasse kohta, et aga ma ju tunnen armastust selle inimese vastu või tema tunneb armastust minu vastu või mul on kiindumus ja see tunne on justkui väga raske on sellest kohast teha otsust, sest meie sees on justkui sisemine konflikt või vastuolu. Ma ühelt poolt tunnen seda armastust ja kiindumust inimese vastu, teiselt poolt ma näen, et on asjad, mis ei klapi, näiteks seoses lastega, näiteks seoses elukorraldusega, näiteks seoses sellega, et see inimene tegelikult ei suuda minuga luua lähedust, emotsionaalset lähedust, ta ei oska mind kuulata, ta ei oska mulle olla olemas teatud kohtades ja selline sisemine vastuolu endas, et mida ma nüüd teen. Inimesed ei oska tihti ära seletada seda,
endas, et meil ongi erinevad osad meis ja erinevad tasandid. ja üks tasand tunnebki seda ja osa meis ja see võib ka olla seotud mineviku traumadega, et ma armastan ju seda inimest, mul on ju kiindumus ta suhtes. ja teine osa võib tunda seda, et mu teatud vajadused on täitmata või me ei liigu sarnases suunas. ja neid vastuolusid on oluline näha ja lahti mõtestada selleks, et aru saada, miks mm, miks ei toimi või miks armastusest üksi ei piisa. ehk siis see uskumus ja arusaam, et armastusest üksi, et see ongi see liim ja alus. See hoiab tihti inimest lõksus ja sellises noh, teadmatuse lõksus seesama, et ma ei saa aru sellest, et mis mu tegelikult vajadused võib-olla on, ma ei ole neid endale kaardistanud, ma ei ole aru saanud, miks see suhe minu jaoks ei toimi. ja see kaardistamine, läbimõtestamine, analüüs on väga oluline. see on see sõnum, mis ma tahtsin selles videos väljendada. sellest oleks kindlasti rohkemat rääkida ja võtta lahti need detaile. aga armastus ei ole ainult see tunne, armastus on ka väga realistlik ja praktiline. armastuses on nüansid ja detailid ja armastus on tegu. armastus koosneb väikestest tegudest ja sündmustest, mis kas viivad usalduse ja läheduseni inimeste vahel või rikuvad seda ja lõhuvad seda. kui sa tundsid, et see video kõnetas sind, siis mul on hea meel. kui sa tahad oma mõtteid jagada sellel teemal, sa võid loomulikult seda teha selle video all kommentaarides. selle video all kommentaarides on ka minu sotsiaalmeedia link Facebooki, siis täpsemalt link, et sa võid alati külastada ka minu Facebooki lehte. selle video kirjelduses on ka minu meiliaadress, mille kaudu sa võid minuga ühendust võtta, kui sa tahad midagi jagada seoses selle videoga või sa tahad broneerida seansi aega, sest ma teen ka vastuvõtte terapeudina ja saame seda teemat lähemalt vaadata. võib-olla, mis sind kõnetas selle video puhul. sa võid ka seda videot alati like ida, mu kanalit tellida ja kui sa soovid jah rohkem minu tegemistega olla kursis, vaata minu Facebooki lehte, mul on ka Instagrami leht, et sa leiad mu sotsiaalmeedia lingid, kui sa vaatad mu kanali kirjeldust, siis seal on need olemas, kõik olulised lingid. ja aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast ja ilusat päeva!